tere, mets. Kuidas sul läheb? Siin metsas looduse keskel on kõige kainem mõistus. Vaata, kui sa oled tänapäeva tsivilisatsioonis inimeste keskel, siis enamjaolt põhimõtteliselt sa oled nagu hullumajas ja sa oled nagu hullumajas. Miks ma nii ütlen? Vaata, kes on nii-öelda isik või iseloom või kes on nii-öelda persona, on põhimõtteliselt, kui sa lähedalt vaatad, see on, jah, kui sa paned silmad kinni ja nüüd ma ütlen, mis sa oled või kes sa oled, sul tuleb mingisugune pilt, jah, pilt sinust ja siis selle pildiga käib kaasas tunne, nii. Aha, ja see muutub kogu aeg, jah, mõnikord see muutub kurvaks, see pilt, mõnikord rõõmsaks, mõnikord mis iganes ja siis sellega tunne, jah, keegi ütleb sulle midagi sitasti, siis see pilt muutub kas vihaseks või solvunuks või kurvaks ja siis see tõmbub kokku, jah, see tunne tõmbub nagu kokku, tekib selline, jah, ja siis see kõigub, jah, nii. Ja kui inimene tuvastab ennast selle pildina, siis minnes teiste inimeste keskele, mis siis juhtub? Nii, nüüd toimub nagu võrdlus, jah, see pilt sinu teadvuses on võrdus nii-öelda võrreldes teisega mingit moodi. Järelikult see pilt siis näeb teist kuidagi moodi, võrreldes sellega, mis see pilt ise ennast nii-öelda, kuidas ta ennast näeb, tunneb. Nii, mis see tähendab? See tähendab seda, et inimesed ei näe sind, nad ei näe, kuidas asjad on, nad ei näe sind päriselt. Nad ei näe sind, nad näevad ainult projektsioone. Põhimõtteliselt enamus inimesed, kes ei ole täiesti hetkes kohal, ilma mõtlemiseta, kui nad räägivad sinuga, nad on see hetk kui kohalolu, siis nad ei näe sind. Nad ei näe ega kuule sind. Ja kui sa ütled neile midagi, siis sa võid midagi neis käivitada. Põhimõtteliselt nad kuulevad seda, mida nende mõtted ütlevad selle kohta, mida sina ütlesid. Ja siis vahepeal on nagu, see tähendab, see on nagu mõnes mõttes nagu hullumeelsus. See on nagu hullumeelsus. Ja siis nad lükkavad sind ja siis need mõtted ütlevad, teinekord need mõtted ütlevad neile midagi selle kohta, mida sina ütlesid, ühesõnaga nad tõlgendavad sind täiesti valesti, mida nad tahavad kuulda, jah, mis nad arvavad, mis nad kuulsid. Ja siis nad muutuvad emotsionaalseks. Kuidas sa võisid nii öelda, mis asja? Ja siis nad lükkavad sulle mingisuguse sildi peale või süüdistuse. Ja siis sina, kui sa ei tea, kui sa ei näe seda, mis toimub, ja siis sa hakkad ennast õigustama. Ei, palun, sa said valesti aru. Palun, ei, ma mõtlesin hoopis seda. Ja, nad ei tahagi, teinekord inimesed ei tahagi üldse sust aru saada. Miks üldse ma näen seda õigustamist ja seletamist ja vabandamist on nagu nii mõttetult palju vahest. Ma olen ise ka seda teinud minevikus nagu selles suhtes, nii lihtne oli lükata mind kaitsesse ja panna seletama ennast ja mõned inimesed, see on konkreetselt, mõned inimesed kasutavad sinu peal sellist taktikat kohe, nad meelega ütlevad valesti midagi, saavad meelega valesti aru ja siis ütlevad mingi tobeda asja ja siis sina lähed siis kaitsesse ja hakkad ennast õigustama ja vabandama ja mis iganes põhjalikumalt lahti seletama ja siis nemad lihtsalt, energia voolab minu poole.
tee veel, tee veel, tee veel. Näe, nüüd sa ütlesid, et sul meeldib prügi maha visata, jah? Ei, kuidas sa võid must nii mõelda, ma ei teinud seda, ma ei öelnud seda. Vaata, kuidas siin pannakse vahepeal tantsima lihtsalt, noh. Sellepärast ma mõtlen, et see koht on kõige kainema mõistusega koht üldse. Et see ülejäänud, eriti see popkultuuri maailm, isegi mõned, ja no ütleme, jääme selle popkultuuri maailma juurde, no see tähendab seal noh, mida sa räägid seal väga, seal ei ole midagi väga rääkida. Õnneks ma ütlen, nagu need teemad, millest mina räägin või mis need, ma teadlikult ma ei taha nagu pinnapealsetest asjadest väga enam rääkida, seepärast, et ma tean, et ma ei taha tõmmata seda sellist tähelepanu ja neid hulle ja segaseid, kes arvavad, et nad on ilgelt teadlikud, aga tegelikult elavad kõige suuremas pimeduses. Ma ei ütle, et mina kõike tean ja kõik, kes kõigest aru saan, aga need, noh, enamus kontingent on suht pimeduses ja ei ole mõtet enda energiat nagu neil anda, ennast õigustades ja vabandades ja nagu lahti seletades. Nähakse ainult põhimõtteliselt, keegi ei näe sind, keegi ei kuule ega näe sind peaaegu üldse. Nagu väga kõrgel tasemel inimesed saavad või väga heas ühenduses selle hetkega või kohaloluga või eluga või jumalaga või iseendaga või kuidas nimetame, kuidas tahad, näevad siis natukene selgemalt või kuulevad natuke selgemalt, kuulevad siin see seltskond enamjaolt, kes resoneerub sellega, nende teemadega, on kõrge tasemega. Need on minu inimesed. Aga neid popkultuuri inimesi, mõttetu on hakata neid üldse veenma. Enamustel polegi nagu seda programmi. Ja, ma tean, miks ma tean, ma ise tulen sealt ju, Ja mida vabamaks sa saad, seda rohkem sind kui hullu vaadatakse. Mis on okei, mis on täiesti okei. Äge asi see elu. Huvitav planeet. Ma ütlen, siin planeedil on nii palju erinevaid tasandeid. Isegi kõigud erinevate tasandite vahel suht tihti. Ja et keegi siin nagu päriselt mõistab, ma ütlen, mida paremasse ühendusse sa endaga saad, mida sügavamale sa lähed, seda väiksem seltskond sind üldse mõista suudab. Nagu ma kujutan ette, et kui sa täitsa ära kaod või täiesti vabaks saad, siis oled sa üksi. No siis oled sa üksi. Siis oled sa üksi. Siis oled ainult sina ja Jumal. Ainult sina ja Jumal jääte lõpuks. No kuna keegi ei jaga piiti, mis asi sa oled, no keegi ei saa sust aru enam, mitte keegi ei saa sust aru lõpuks enam. Mis on okei? See on umbes, et sa oled rikas, sa oled miljonär, sa oled maailma kõige rikkam inimene, aga keegi ei tea, et sa oled. Ja see on okei, jah.
kuna siis toimub nagu nii suur lahustumine juba, et siis ei ole enam vahet, kas keegi teab või ei tea. Jah. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Kõik head.